4. kollase kaardi ja seetõttu siis täna ei saa võistkonda juhendada, aga siin Hiiul mäng algas ja Tartu Tammeka Üleni Valges pani palli mängu ja Kalju siis tema siis pisivigastuse tõttu sellest mängust eemale jääb, aga ei tohiks tal midagi hullu olla ja siin võidab Kalju palli ja siin on ohtlik olukord, tuleb ka löök ja tuleb esimene värav Kaljule 16. minutil. Nikita Ivanov. Ei olnud Kaljul palju võimalusi, üks karistuslöök ja nüüd Ivanov ise võitis palli ja ise lahendas 1-1 olukorra ära ja 1-0 Kaljule. Kalju fännid on rahul ja Orlovile või vabandust, Ivanovile sel hooajal liigas 6. värav. Näeme uuesti korduses kõigepealt sealt tagaliinist pikem pall ette. Kangaslahti jääb natukene liiga pehmeks. Ivanov võtab palli ära ja lahendab lapa vastu esimesse posti ka ära. Ja tundub, et sellise väliskülje või pealsega selle olukorra lahendas väga peenelt. Ei oodanud ka lapa, et see pall sinna esimese posti ja tema vahele tuleb. Vaatame selle nurga alt on võib-olla hea vaadata ja natukene võib-olla läks lapa aimama ka seal. Vukušitšilt pikem pall ette Orlovi suunas võitlusesse. Lahtise palli saab nüüd Ivanov Kaljule. Siin on tekkimas võimalus, Vašukil võimalus, väga hea võimalus, Vašuk lööb ja Vašuk lööb Kalju 2-0 juhtima 21. minutil ja Vašuki hooaja teine. Näete, Nikita Andreevit ka väljaku kõrval. Ei saa ta täna võistkonda juhendada, aga rõõmustada ikka saab. Rõõmustada ikka saab ja korraks lasi ka Andreev looma välja ja 2-0 on juba päris kõva avaldus Kaljul, et siit mängust 3 punkti võtta. Suur osa neist tuli Levadia särgis, aga näeme uuesti, et Ivanov taas võitis selle õhuvõitluse või selle lahtise palli ja siis leidis Orlovi ja Orlov omakorda hästi Vašuki. Ja tundub, et suluseisu ka selles olukorras ei olnud. Jah, kindlasti ei olnud, on see nüüd ära ka kinnitatud. Pall on uuesti mängus ka ja 2-0 Kalju peal. Ilmselt ikkagi protesteeriti, küsiti seda nurgalööki. Kaljul on see mäng päris sirgjooneline. Tihti peale sealt paremalt äärelt, kui on võimalik pikke pall ette panna, siis pannakse ka. Siin on Kalju võimalus, Kaljul päris hea võimalus ja tulebki kolmas ja Rommi siht 27. minutile. Aga nüüd kõlab Tohveri vile, tuleb kollane kaart Koskorile keskväljal mingisuguse asja eest, samal ajal kui Kalju rõõmustab. Just mainisin, siht seal võitles. Pall lõpuks õnnega pooleks põrkas talle ette, aga lahendas hästi. Ami Ekori seal võitles ja võitles seal ka Pedro Manuel. Aga jah, kui seisu ei teaks, siis võiks justkui öelda, et võrdsete lahing. Ja uuesti Kalju, Orlov. Veel üks sööt läheb karistusalasse, siin on juba neljas 31. minutil. Uskumatu, mida Nõmme Kalju teeb. Danil Šõtšukov, mees, kes ei löö palju väravaid, aga täna lööb. Ja roosad pantrid tähistavad. No täna on, ma arvan, väga nauding olla Nõmme Kalju fänn. 31 minutiga 4 Tartu Tammekale. Ka ikkagi lüüakse sinna nurka või latti alla, ei ole lihtne neid lööke tõrjuda. Danil Šõtšukovil peaks olema üldse karjääri teine värav Premium-liigas. Äärekaitsjana ta Tallinna Kalevis mitu head aastat ka ikkagi lüüakse sinna nurka või latti alla, ei ole lihtne neid lööke tõrjuda. Danil Šõtšukovil peaks olema üldse karjääri teine värav Premium-liigas. Äärekaitsjana ta Tallinna Kalevis mitu. Podoljužinilt pikem pall ette. Ivanov saab taas lahtise palli, kas ise kaugelt lähebki, oi kui napilt või siiski isegi minu petisse ära, aga ristnurka vajutas Ivanov 39. minutil ja Kalju 5.
uskumatu löök ja uskumatu värav. Ja 5. korda järjest siin esimesel poolel juba saavad Kalju fännid juubeldada. Ei olnud selles olukorras küll Lapal mitte midagi teha, nii täpselt ristnurka. Podoljuzini pikk pall. Manuel võitis õuvõitluse, Ivanov võttis lahtise palli ja vajutas ristnurka. No sinna ei mahtunud isegi paberleht vahele. Superlöök. Kas siin augustikuu teisel päeval on kuu ilusaim värav löödud? Võib olla. Uskumatu. Veelma. Madal senderdus karistusalasse ja sealt saab Tammeka ühe tagasi. Kas see võis olla oma värav, Tambetuu oma värav? Igatahes 67. minutil ikkagi Tammeka ühe palli surub väravasse. Suure Kalju abiga, aga värav on värav ja üks ikkagi tagasi löödud. Päris tühjade pihkudega siit Tammeka Tartusse tagasi ei sõida. Tõsi, punkte on endiselt väga keeruline teenida, aga vaatame uuesti seda väravat. Hidara viib palli paremale äärele, Veelma seal. Madal pall, jah, see põrkab Tambetuu jalast väravasse ja tõenäoliselt see oma väravaks läheb. Vaatame selle nurgalt, on hea vaadata. Jah, see läheb kindlasti oma väravaks ja Veelma. Ja kõlab Kristo Tohveri lõpuvile 5-1. Kalju tuleb meie juurde ka Nõmme Kalju abitreener, kes täna täitis peatreeneri kohuseid. Tere, Artjom Artjunin. Päris hea on vist treener olla, kui esimesel poolel sinu meeskond lööb 5 väravat. Loomulikult pole nuriseda midagi. Millega te täna selle Tammeka maha murdsite? No, ma ütlen nii, et poisid tegid väga head tööd, et me teadsime, et Tammeka võtab palju riske tagant, et nad tulevad meest pressima, et tekib palju ruumi selja taga. Ja täna õnnestus need peatselt kõik realiseerida. No, 5-0 eduseisus riietusruumi minna. Ma arvan, et sinu treenerikarjääri jooksul ei ole seda palju juhtunud, et mis tunnes on, kui palju üldse pidid midagi mängijatele riietusruumis selgitama? Ei, loomulikult ütlesin, et mäng ei ole läbi, et peame nagunii hoidma fookust mängu lõpuni, et ma ei tea, lased 2 kiired väravad ja võib paanika tulla või midagi sellist, et ütleme, sõnum oli, et lähme 0 pealt edasi. Kas meeskond sai teisel poolel oma ülesannetega hakkama? Ma arvan küll, jah, et pole midagi nuristada, arusaadav, kui see juhid 5-0 natukene võib-olla kuskil laset lõdvaks, aga see on jalgpalli osa. Kui palju meeskonnas sees oli seda, et ikkagi Tammekale ju juunis kaotasite siin päris valusalt, et oli see selline revanši võtmise koht või te otseselt niimoodi selle peale ei mõelnud? No, otseselt ei mõelnud, loomulikult meenutasime, et eelmine mäng siin kodus me kaotasime, et peame... Täna oli postide vahel Henri Berk oli pingil. Kas on midagi Henri tervisega või see oligi lihtsalt niimoodi treenerite otsus? Ei, see oli täiesti treenerite otsus, et andsime natukene nii Maxile võimaluse kui ka Henrile peale euromängi natukene puhata vaimselt rohkem isegi. Ja Daniel Mašenkot ka täna ei olnud üldse koosseisus, ta Pärnus tuli longates väljakult ära, on ta siis vigastatud või mis seis temaga? Jah, kerge vigastus sai puhka, et ei ole midagi hullu ja ma arvan, järgmine mäng on juba riigis. Olgu, aitäh, ma soovin edu! Tartu Tammeka peatreener Karel Voolaid, täna taas suur kaotus 1-5 Nõmme Kaljult. Kõige lihtsam vist ongi küsida, et mis täna valesti läks? No, Kalju kontrad õnnestusid hästi, et neil seal mõnes olukorras kukkus hästi ette ka ja selge on see, et need on sellised 1-1 olukorrad pahatihti, et kui sa tahad kõrgemalt vastast pressida, et taha jääb seda ruumi rohkem ja ei kuku nagu nii hästi meil ette või seal mõned otsused olid ka sellised nagu kahtlevad, et tuleb kiita Kaljut, et väga hästi lahendasid need kontrarünnakud, et vaata, et seal oli mõni hea moment veel neil, et oleks võinud isegi veel hullem see asi olla. Aga lõppkokkuvõttes mänguplaan, millega me tulime, me olime arvestanud sellega, et võib tulla kontraid ja jällegi
kui su plaan näeb ette seda, et sa tahad mängus domineerida, palli valata ja ülevalt vastast pressida, siis teatavad riskid see endaga kaasa toob, et jäime oma mänguplaanile truuks, et küll taga kogu aeg nagu sahises selle võrra, aga jällegi, eks me oleme teatud mingisuguses ülesehitusprotsessis, et meil on ka siin enne seda 2 suuremat sahmakat olnud tegelikult kaitsetöö päris nagu eeskujulik, et meil ei ole palju väravaid löödud. Ja minu ja meie treenerite staabina, eks me peame natukene läbi mõtlema, et kui julgelt või kui kõrgelt me nagu suruda saame. Võimalik, et natukene sellise esineliku võistkondadega me seda julgust nagu lubame enda natuke rohkem ja need siis võib-olla päris tõelised meie konkurendid seal tabelis, et nendega me siis peame leidma sellise õige tasakaalu, et suuremate jõududega kaitsma ja jällegi suuremate jõududega võib-olla ründama ka, et see on see plaan, millega edasi minna tuleb. Ehk 2 mänguga on teile löödud 10 väravat, ma saan su jutust aru, et see sind väga nagu murelikuks ei tee, et natukene mingeid asju muuta ja ei ole midagi nii hullu. No see murekoht on, et eks neid olukordasid, kus me jääme taha 1-1 vastu või meid on nagu vähem, neid võib tulla ükskõik millistes mängumomentides, et episoodiliselt sellised, see ei pea olema alati mänguplaan, et selge on see, et see vajab meil nagu korrigeerimist, et meie sellised positsioonid ja asetsused, et me peame selle elemendiga tegelema ja seda parandama, et ta ikkagi treenerina sa ei ole rahul, et selge on see, et see ju lõhnab väga halvasti, et kui niimoodi järjest need väravad tulevad, et nii päris ei saa Premium Liigas järjest väravaid omale sisse lasta. Aga selge on see ka, et eks see võib-olla, kuidas ma ütlen, et on selliseid halvemaid päev, on selliseid halvemaid seeriaid ja mänge, et tuleme kindlasti sellest hästi välja, et ma arvan, et nagu üldmängupildis ka jällegi see teine pool vaadatuna, see palli valdamine, rünnaku ülesehitused, et tuleb ka nagu selline hea tasakaal leida, et meil see pool võib-olla isegi täna võib-olla parem kui ma arvasin, aga teistpidi jällegi kaitse selle võrra nagu kärises liiga kõvasti, et peame saama selle asja paika rohkem. No teil on mõned mängud siin peamiselt Eesti euroklubide tõttu edasi lükatud, järgmisel nädalal te jälle ei mängi, et kui palju see sinu plaan mõjutab, on see hea, halb, kuidas sa sellele olukorral vaatad? No eks selle taha pugeda ei saa, et kui see oleks nende euromängu võistkondade rollis, et võib-olla seal kuskil on seda reisi väsimusest tulenevalt seda kalendris, seda pausi vaja ja ega mis meil ei ole midagi viriseda, et vaatame, äkki saame järgmisesse nädalasse oma järgmise karikamängu sättida, et vähemalt võistlusmäng on ikkagi teine, mis omavahel, aga selge on see, et ütleme sellise ilusa suve jooksul vähe mänge ja Tamme staadion supermuru ei saa mängida ja eks ta ei ole ideaalne, aga selle võrra siis mängime sügisel rohkem, me peame valmis olema ja proovime neid punkte siis sealt korjata. Olgu.